Kaunist neljapäeva õhtupoolikut siit Tallinnast Sportland Arenalt, kui oleme oma otsepildiga esiliiga 7. voorul, kui omavahel on vastamisi minemas koduvõistkond Tallinna FC Flora U21 ja FC Elva. Avalöök uuesti kordamisele ja nüüd siis kõik korrektne ja saame siit minema hakata. Tristan Loorents ja Flora võistkonna peatreeneriks siis Ats Sillaste ja FC Elva. Ja nüüd siit esimene hea pealelöök külalistelt. Pikk bussireis selja taga ja proovivad seda bussisõitu oma kasuks kuidagi ära kasutada ja kiidavad ka siin uue peatreeneri Sillaste. Kukkonen on valmis seda andma. Kukkonenilt tuli sealt eelmisel nädalal. Tuli ilus paremalt poolt peale palli teele saata. Tuleb ka sealt hea pall tegelikult. Mitu korda on selle esimese palli Elva kätte saanud, aga selle teise palli jaoks natuke jääb puudu ja oi kui lähedal nüüd Elva esimesel oli, kui ja nüüd kas on tekkimas Flora võimalust. No hästi liigub seal paremal pool palli Jakovenko ikka, aga oma jala pealt kaotab palli. No peaaegu kaotab ära ja ja läkski sisse ja oi, kuidas Flora endale ehitab esimese väravana. Esimene olukord ja kohe pall võrku ka ja no nüüd on vaja mul tuvastada, kes see lõpuks selle viimase otsustava puute tegi, et selle palli niimoodi sinna Kruusi selja taha saatis. Aga selge on see, et Flora hästi läheb pall edasi. Nüüd on Tuia ja Ivans! Grünwald saab oma käe vahele. Tuia läks sealt tõstma kalvikust üle. Nüüd on Ivans. Tuia ja lööb selle palli sinna paremale nurka ära ja John Paul Tuia toob meile viigi majja 27. minutiks ja jäi sinna kasti üksikult vabaks ja saatis selle palli võrku ning meil on 9 minutiga viik uuesti majas tagasi. Siis saab ka seda kohtumist jälgida. Kastis kukutakse, Reinumägi penaltit ei anna ja oi, millise käärlöögiga saadab Tuia selle palli võrku ja Elva läheb 32. minutiks 2-1 juhtima ja täielik iluvärav siit Tuia poolt tuli ja Grünwaldil ei olnud seal mitte midagi teha, sest tal olid mängumehed seal täiesti ees ja see lõpuni veel 7 minutit on jäänud. Aga siit hästi läheb Ivans mööda nüüd, Ivans hakkab minema, 2-2 võimalus William, Tuia on olemas, Ivans läheb veel ja tõstab Grünwaldist üle, joone pealt toob hetkel sealt Flora ära selle ja siin nüüd Kukkonen, korjus, oi, pall läheb Kruusi puutest latti. Evans lööb! Korraks Grünwald ka pillab, aga veidikene sealt oma õlast kinni hoidis. Ei tea, mis sellega... Oimus ja siit tuleb Flora viigi värav ära ja no siit ei olnud palju vaja kõigest 2 minutit ja Floral on viik majas ja peaga sai siit Flora selle värava kätte ja no selle värava autoriks naabrid enne kohtumist olid. Kui Flora siis 2 punktiga neist tabelis eespool, aga no siit on kohe vastu tulemas. Oi. Paju jätab ette Ivansile. Ivans saab hakata 1-1 põhimõtteliselt minema, aga jõuab sinna ette. Grünwald jalg vahele ja siit hetkel see või... Nüüd Elval väikene segadus. Paltseril võimalus minna. Paltser lööb ja oi. Reinumägi vilistas, aga viga oli. Evans veel! Oi! Tuleb siit nurgalöök ka. No kas tuleb Kukkoneni 6 täna?
Hetkel seda ei ole. Aga siit on kõik võimalused olemas. Šoto! Ja Kruus teeb väga hea tõrje ja no siit. Evans. Läheb seal. Põder. Jalg vahel. Haama. Läks sinna keerutama ja Tatrik saab käed vahele sellele peale löögile, mille siis Rasmus Lindmäe tuli välja, et kui enne kohtumist oli protokollis teistmoodi uskumatu! Täiesti uskumatu! Gregor Kalvik viib Flora 3-2 juhtima ja nüüd tuleb standardisse värav ja mängu lõppu siia selline maasikas panna. Oi. Kukkonen. Aga siit lõpuvile tuli ja Flora saab siit 3-2 võidu ja on uskumatu, millise lahingu me siit täna Sportland Arenalt saime, kui teine poolaeg